Mul ei olnud tegelikult plaanis siia rääkima tulla. Ma olen siin puldis sellest automaksust rääkinud nii, et vähe ei ole. Ja komisjonides ja igal pool sel teemal. Aga ma pean lihtsalt kordama üle selle, kuidas seda eelnõud menetleti siin. Ja nagu ma enne siin ka küsisin, et millise hinnangu siis ettekandja annab sellele protsessile, siis mul ei õnnestunud vastust kätte saada. Ma tahtsin küll saada 5 pallisüsteemis, et äkki siiski antakse vastus. No seda ei tulnud, aga üle 1 siin panna ei ole võimalik sellele menetluse mitte kuidagi moodi. Ja kõik need asjad sisuliselt, mida opositsioon välja tõi selle menetluse käigus, mis on probleemkohad, siis neid lihtsalt ei kuulatud. See oli kõik selline, rääkige. Ja see iseloomustab kahjuks paljuski seda Riigikogu tööd siin, et ükskõik kui mõistlikke argumenteeritud ettepanekuid opositsioon ei tee, siis neid lihtsalt ei kuulata. Neid isegi ei võeta vaevaks läbi töötada, sellepärast et see on opositsiooni poolt tulnud ettepanek. Ja see väga ilmekas näide on seesama siis, kui sai räägitud kõigist nendest asjadest, mis on vastuolus selle seadusega, siis ei kuulatud neid. Ja kui lõpuks läbi õiguskantsleri õnnestus saada need asjad uuesti laua peale, siis siin oli ärdalt tänas üks Reformierakonna liige õiguskantslerit selle eest, et võeti see teema lauale ja juhiti tähelepanu. Kus te siis olite, kui nüüd samu asju räägiti siin saalis ja komisjonides? Siis ei huvitanud see mitte kedagi. Ja see on ehtne näide sellest, et tegelikult sisu ei huvita, rullitakse lihtsalt üle ja üldse süveneta sellesse, millest tegelikult räägitakse. Aga lihtsalt jälle paar asja, et me teame siis jälle mõne aja pärast, kui automaks on siin kehtinud meil mõnda aega tähelepanu juhtida, siis meie autode müük on langenud. No see oli selge, see ei peaks olema eriti suur üllatus kellegile, selle automaksu loojatele ka, et see nii läheb. Keskkonna säästust räägiti siin palju. Kullakesed, millest räägitakse? Tõesti ei saanud sellest aru, et oma 50-eurose vana auto ülepidamise võimalusega te surute Eesti inimesed vanu autosid ostma. Nii jahimehed, ehitajad, põllumehed, kui see sihtgrupp, kellel on vaja maastureid, täna otsivad Euroopast kokku omale korralikke vastava vanusega autosid, mis võimaldab seda odavalt üle pidada, mille kütuse kulu on hoopis teine, mille keskkonna saastamine hoopis teine. Et lihtsalt kui lolliks te peate Eesti inimesi, et te räägite sellist juttu siin ja te ei suuda aru saada, mis tegelikult kaasa toob. Järgmine asi on liiklusõnnetused. Ma olen seda korduvalt siin rääkinud, aga ma olen päris kindel, et mõne aja pärast tuleb keegi hakkab härdelt rääkima siin, kuidas ei saa aru, mis on juhtunud Eesti ühiskonnas. Raskete liiklusavariide arv on suurenenud. Ei oska aru saada, milles see tingitud on. Sõbrad, mõelge natukene, kui te surete inimesed sõitma väikeste vanade autodega. Mis te arvate, mis selle autoga juhtub, kui tal on uus korralik auto, suhteliselt värske ja satub liiklusõnnetusse, millel on turvapadjad ja nii edasi. Või tal on vana auto, mida ta pidi sellepärast võtma, et saada 50 euroga selle auto aastas üle peetud ja satub avariisse. Selleks ei pea olema eriti tark inimene, et saada aru sellest, mis on põhjus, tagajärg, seos. Vaadake, kuhu te viinud olete Eesti sellega. Ma ei tahagi rohkem pikalt midagi rääkida, aga lihtsalt need asjad on need, mille te jõuate ühel päeval ja keegi on väga imestunud siin, kuidas me seda ette ei näinud, kuidas nii läks. Nii läheb. Aitäh!